Alustame siis pressikonverentsiga. Urve Palo punkti ei jõutud kabineti istungil lõpuni arutada ja seetõttu on meie ees siin hoopiski rahandusminister Jürgen Ligi. Aga kõigepealt ma annan sõna peaministrile. Aitäh! Valitsus kiitis täna heaks sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja toetuste seaduse eelnõu ehk siis teise suure poole töövõime reformist ja see eelnõu on lahutamatult seotud teise eelnõuga, mis on juba parlamendi menetluses ja paljud teemad, mida on esimesest eelnõust otsitud ja mille kohta on küsimusi esitatud, saavad ka just nimelt selle konkreetse eelnõuga vastused. Eriti puudutab see siis kogu seda paketti, kuidas saavad tulevikus olema rehabilitatsiooniteenused korraldatud. Me teame, et praeguse süsteemiga ei saa inimesed piisavalt teenuseid rehabilitatsiooni saamiseks ja oma töövõime tõstmiseks. Tulevikus need võimalused töövõimereformi elluviimisel oluliselt laienevad ja samuti saame ka pakkuda märksa keerulisemaid ja mis seal salata ka märksa kallimaid abivahendeid selleks, et inimeste töövõime tagatud oleks. Me oleme korduvalt välja öelnud, mis on selle reformi suur eesmärk. Selle reformi eesmärk on aidata lahendusi pakkuda kõikidele nendele vähenenud töövõimega inimestele, kes ise soovivad tööhõives osalised olla. Kõik asjatundjad on üheselt seda meelt, et praegune süsteem neid lahendusi piisavalt ei paku ja muudatused on vajalikud. Kindlasti on reformi detailide arutelus küll ja küll põhjust ka parlamendis arutelusid pidada ja seetõttu meil on väga hea meel, et need reformi eelnõud jõuavad parlamenti enne suve. Suvi otsa on võimalik nii sotsiaalkomisjonis kui vajadusel ka täiskogus korraldada istungeid ja ma eeldan, et ka kaasates olulisemaid huvigruppe. Ma olen väga nõus Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Gennadi Vaheriga, kes ütles, et esiteks seda reformi on väga vaja, aga teiseks, mida rutem me saame need seadused vastu võetud, seda kiiremini me saame asuda nende ettevalmistuste juurde, mis tegelikult kõige rohkem küsimusi tekitavad. Ehk siis kõige suurem küsimuste hulk on tekkinud just selle reformi praktilise realiseerimise, töövõime hindamise, kogu selle protseduuri kohta. Praeguseks on meil veel üle aasta aega, et nende ettevalmistustega edasi minna, aga loomulikult on nende ettevalmistuste elluviimisel märksa kindlam tunne ka Töötukassal, kui seadused on juba vastu võetud. Valitsus toetas täna ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud eelnõu, mis puudutab õiguskantslerile täiendavate järelevalveõiguste andmist. Valitsus toetas eraldi väljatoomist, et õiguskantsler saab järelevalvet toetada jälitustegevuse kogutud isikuandmete töötlemise üle ja see puudutab järelevalvet nii isikuandmete kogumise, töötlemise kui kasutamise järelevalvet. Et selliste volituste andmine on põhiseaduskomisjonil plaanis ja valitsus küll koos hulga tehniliste ettepanekutega seda ideed toetas. Valitsus nimetas justiitsministri ettepanekul Justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale Norman Aasa, kes on alates 2005. aasta veebruarist olnud riigi peaprokurör ja kes saab ametisse asuda käesoleva aasta 1. septembrist ja küllap olete teadlikud, et Norman Aas on ka varem Justiitsministeeriumis töötanud, nii et kindlasti selle asutuse tööga hästi kursis. Valitsus kiitis
tänasel istungil heaks ka Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014–2016. See on üks eelnõu, mida me oleme koostanud väga paljude partneritega ja mida me eelmisel nädalal tutvustasime avalikult ka nii avaliku erasektori kui vabaühenduste esindajatele. Ja kui ma seal sissejuhatust tegin sellele arutelule, siis ma ütlesin, et avatud ja kaasav poliitika on uus normaalsus ja et selle põhimõtte eest kavatseb valitsus seista iga päev. See on väga põhimõtteline, et kas kaasamises näha tülikat takistust, mis otsustusprotsessid keerulisemaks teeb, või näha selles hoopis võimalust, nii nagu meie näeme, teha otsuseid, mis on kvaliteetsemad ja millele on ka ühiskonnas seeläbi laiem toetus. Nii et ma tõesti loodan, et me astume kaasamises suure sammu edasi, aga see kindlasti sõltub igast konkreetsest ministeeriumist, igast konkreetsest ametkonnast, loomulikult ka väga palju parlamendist. Mul on hea meel ka, et parlament on ise võtnud juba seisukoha, et ka komisjonide istungitel kõige olulisemate eelnõude juures mitte ainult hea praktikana, vaid lausa reeglina siis ka huvigrupid on. Me otsustasime täna asutada e-Eesti nõukogu, mis veel küll ilma ametliku mandaadita, aga on juba korra kogunenud 30. mail. See on osa meie plaanist tuua e-riigi uuele tasemele viimine peaministri vahetusse lähedusse. Selle nõukogu liikmed on väga hoolikalt valitud valdkonna spetsialistide hulgast, aga sinna kuuluvad ka 3 ministrit, lisaks peaministrile. Urve Palo majandus- ja kommunikatsiooniministrina on nõukogu aseesimees, aga liikmeks on lisaks siis veel ka ettevõtlus- ja väliskaubandusminister Anne Sulling ning haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Ja lisaks siis IKT-sektori alaliidu president ja 4 eksperti, kes on siis tõesti personaalselt kutsutud. Ja kui vajadust on, siis nõukogu loomulikult oma töösse kaasab ka teisi ministreid ja riigiasutuse ja eksperte. Valitsus kinnitas riigi jäätmekava aastani 2020 ja selle rakendusplaani, et järgmise 7 aasta arengud jäätmemajanduses said paika. Me muutsime ka 16 taime ja 1 loomaliigi kaitsekategooriat, et ohustatud liike paremini kaitsta ja need otsused tuginevad mõistagi teadlaste ettepanekul. Näiteks vajab tõhusamat kaitset pügmee nahkhiir, kes registreeriti Eestis alates 2000. aastast ja Eestis on ta haruldane, teada on vaid 7 leiu kohta ning tal on kaitse ka rahvusvahelikul tasemel. Nii et ka kõik teised nahkhiire liigid on Eestis kaitse all. Valitsus otsustas ka allkirjastada Mitsubishi Corporationiga heitkoguse ühikutega kauplemise 4. kokkuleppe. Kokkuleppega pikeneb elektriautode soetamiseks ette nähtud toetusse väljamaksmise periood seniselt 2014. aastalt 2015. aasta lõpuni. Ja tänaseks on Eesti riik müünud üle 74 miljoni heitkoguse ühiku ja saanud selle eest üle 390 miljoni euro. Ja 2014. aasta märtsi lõpu seisuga oleme väljamakseid teinud üle 275 miljoni euro ulatuses. Nii et ma arvan, et kellegi jaoks ei ole kahtlust, et see heitkvootide müügitehing on olnud või need tehingud on olnud Eesti jaoks väga kasulikud. Ja praeguseks me oleme juba eraldanud siis toetust 447 elektriauto ostuks summas 7,4 miljonit. Ja kõige populaarsem elektriauto praeguse seisuga on Nissan Leaf ja toetust jätkub meil veel circa 190 elektriauto ostu toetamiseks. Nii et selle üle võib head meelt tunda, et Eesti, kui siia liita veel ka need üle 500 elektriauto, mis on sotsiaaltöötajate ja teiste avalike teenistujate käsutuses, siis Eesti on
üks nendest riikidest, kus elektriautosid on kõige rohkem elanike arvu arvestades. Siis valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu direktiivide kohta. Vajadusel peatume nendel siis küsimuste korral täpsemalt. Kiitsime heaks ka Eesti seisukohad Küprose finantsabiprogrammi 4. ülevaatuse ja memorandumi muudatuste kohta. Sellest saab rahandusminister Jürgen Ligi täpsemalt rääkida. Ja asusime juba ka kabineti nõupidamise juurde, kus me veel siiski otsuste langetamise juurde ei jõudnud. Esimese teemana me arutasime Saaremaa ja Hiiumaa vahelist praamiliikluse küsimust ja loodetavasti siis päeva teises pooles meil on planeeritud kella 4 jätkata, jõuame ka selles küsimuses otsuseni. Aitäh! Suur tänu ja nüüd sõna Helmen Kütile, palun. Tere! Kõigepealt tõepoolest täna valitsus arutas ja kiitis heaks siis sotsiaalhoolekande seaduse, tööturutoetuste seaduse ja teiste seaduste eelnõu, mis on äärmiselt oluline ja ilma selleta tegelikult töövõimereformi ei saa ei rakendada ega ka planeerida, nii et see läheb Riigikokku arutusele. Mul on väga hea meel selle üle, et esimene variant tööturutoetuste ja selle eelnõus toodud siis töövõimereformi korral on avatud avalik arutelu, et selle 2 kuu ja 2 nädala jooksul on kaasatud suur hulk huvigruppe, on toimunud avalikud koosolekud, seadus saab minna ainult paremaks või eelnõu. Ja täpselt sama on nende täna esitatud siis mõtetega, sest ka juba eelnevatel aruteludel on väga selgelt välja toodud sellised teenuste liigid, mis on vajalik lahendada, nagu on invatransport, on viipekeeletõlketeenus ja on kindlasti tugiisikuteenus. Ja kui vaadata ka neid rahastusnumbreid, mis võimaldavad siiski neid teenuseid rahastada, luua, siis siin on arutelu kohaks see, et kas see jääb omavalitsuste kohustuseks pluss riigi poolt täiendavate rahaliste vahenditega või, nagu ka Töötukassa juht ütles, lahendatakse siiski teatud osad nõnda nimetatud riiklike teenustega, mis on tagatud kõigile, sest erinevad hoolekandeteenused erinevates omavalitsustes on niivõrd erinevad ja teatud kohtades täiesti puudulikud. Täpselt samuti on siin võimalus kasutada tugiisiku teenus, selleks on 8,7 miljonit. Räägime veel ka, mis otseselt ei ole töövõimereformi küsimus, aga haakub sellega, sest täna omaste hooldajad, kes hooldavad erivajadustega inimesi, on tegelikult tööturult kõrval. Ja kui nendele, kes hooldust vajavad, on teenused, siis ka täna veel mitte töövõimetud hooldajad saaksid tööle ja selle läbi oma elukvaliteeti parandada ja oma tervist mitte nii palju rikkuda, nagu see täna toimub. Nii et ma arvan, et kuna need 2 eelnõud on omavahel väga tihedalt seoses, need ei saa üks ilma teiseta toimida, siis ma ootan sind just väga palju sellist tagasisidet, ettepanekuid ka kolmanda sektori organisatsioonidelt, kes täna on seda rolli suurepäraselt täitnud, et minu meelest on see just hea näide sellest, et valitsemine, otsused peavad olema laiapõhjalised, tuleb kaasata partnereid, nende arvamust kuulata ja mitte ainult kuulata, vaid ka seda kuulda võtta. Teine punkt, mis oli Sotsiaalministeeriumi poolt esitatud, oli siis, et 1. juulist luuakse töötamise register, see on äärmiselt oluline, sest siia kogutakse andmed kõigi Eestis töötavate füüsiliste isikute kohta ja see tagab ka selle, et nende andmete põhjal saab koheselt töötasust arvestada sõltuvaid toetusi, samas see sama töötamise register oleks ka lingiks teiste registritele, mis juba on riiklikel institutsioonidel kasutuses, et igal juhul selle registri loomine tagab ka selle, et kui inimene asub tööle, siis on ta kohe üleval, temale kehtivad kõik soodustused, õigused, teenused, et see igal juhul korrastab meie tööturgu. Et see oli nagu täna, mis Sotsiaalministeerium lauale tõi. Aitäh! Suur tänu ja nüüd sõna Jürgen Ligile, palun. Aitäh! Selle valitsuse reformikomisjoni kõige staažikama liikmena ministritest ma tunnen nagu head meelt, et me täna otsused suutsime ära langetada, aga ka hirmsat kahetsust seda sellepärast, kuidas üks õilis ettevõtmine viimaste aegade kõige suurem sotsiaalne reform saab nii negatiivse kuvandi ajakirjanduses ja see on
hästi kahetsusväärne. Tehakse õilsat asja, tehakse vältimatut asja, sest et olemasolev süsteem on äpardunud igatpidi, aga igal pool saavad sõna need, kes siis vajutavad piduripedaali. Noh, see ei puuduta ainult poliitikuid, eile sai nalja Riigikogus, kuidas hiljutine innukas toetaja ja eestkõneleja on täielikult poolt vahetanud ja ei häbene seda üldse, aga see puudutab ka niinimetatud huvigruppe, et see huvi ei tähenda tingimata puuet, see võib tähendada lihtsalt positsiooni ja sealhulgas positsiooni siis arvamusliidrina. Kui kellegi positsioon arvamusliidrina on kõike eitada, kõike halvustada, kirjutada lehekülgede 5 artikleid, kus ei ole ühtegi ettepanekut, on ainult teiste töö alavääristamine koos siis probleemide kirjeldamisega, siis ühel hetkel võiks keegi ta ikkagi ka meedias korrale kutsuda, et see on hästi kurb. Aga kuidas seda kuvandit positiivsemaks teha, on loomulikult meie suur ülesanne, sest valikuid ei ole väga palju. Aga valitsus arutas siis täna näiteks Eesti seisukohti Euroopa Liidu direktiivide kohta, mis puudutavad aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamist. Näete, sõna kaasamine on siin kenasti jälle, kuigi tegemist on kalgi finantssektoriga ja aruandlusega börsiettevõttes, et Euroopa Komisjoni hinnangul tuleks aktsionäre rohkem üldkoosolekul osalemise kaudu kaasata ja loodetakse sellest ka juhtimise tõhustamist, mitte ainult demokraatiat. Börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlemist püütakse siis hõlbustada väärtpaberikontosid haldavate pankade abil, samuti suunatakse finantsasutusi koostama aktsionäridega kaasamispoliitika. Et kõlab jälle üks täiendava paberina, aga see kultuuri kujundamisena on see tõenäoliselt kokkuvõttes positiivne. Et üks börsile mineku õigustusi on ju olnud läbipaistvus ja avalik kontroll. Ja üks kirsina tordil nendele, kes on finantssektorit umbusaldavad, on, et avalikustatakse siis börsiettevõtete juhtide tasud nimeliselt. Eestis puudutab see muudatus praegu 16 börsiettevõtet. Ja meil ei ole põhjust sellele vastu olla kõigele, et me ise oleme avalikustanud lihtsa riigi ametniku palgad, et mis selle, kui sügav selle põhjendatus on küsitav, aga kindlasti börsiettevõtete juhtide palk ei peaks olema see, mis on lõdvema regulatsioon. Ja siis edasi kiitis valitsus heaks Eesti seisukohad Küprose finantsabiprogrammi 4. ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta. Et Küpros on praegu jätnud väga hea mulje, tundus, et tegemist on sellise lõunamaa saarega, kes on lootusetus olukorras, kelle majanduspoliitika mudel on kokku kukkunud, aga nad on siiski suutnud ennast käsile võtta ja programmi täita, mis on siis põhjus ka, et uus 600 miljoni eurone väljamakse ESM-ist võiks juulist aset leida. Kokku on juba välja makstud 5,8 miljardit ja programmi lõpuks 2016. aastal on oodata, et makstakse välja 10 miljonit. Edasine, ma kogemata võtsin taskust pastaka, meil on kirjutatud ESM. Tahaks üle rõhutada, et jällegi meie kodused aktsioonid selle institutsiooni vastu on tagantjärgi piinlikud. Jällegi ESM on olnud hästi
õigustatud instrument eurotsoonile ja ta on päästnud ikkagi juba mitme riigi saatuse. Ja edaspidi siis peab Küpros keskenduma võlakoormuse vähendamisele ja muidugi riigi rahanduse eesmärkidele, mis talle ette kirjutatakse, ning institutsioonide tugevdamisele. SM-i põhiolemus ei ole ju selles, et viia kuhugi raha, vaid põhiolemus on need reformid, mis selle laenu tingimuseks seatakse ja lõppkokkuvõttes siis, mis nende reformide tingimuste mõju siis eurotsooni majandusstabiilsusele üldisemalt. Aitäh! Suur tänu ja nüüd küsimused. Palun. Ingrid Semba-Hõbemägi, Kanal 2 reporter. Täna avalikustas Riigikontroll oma veebfondi auditi ja sealt selgus siis, et ametiisikute kuritarvitamise tulemusena ei saanudki veebfond eesmärgipäraselt tegutseda ja läbirääkimise Venemaaga siis selle raha tagasisaamise osas pidada, sest pool sellest rahast oli maha sahkerdatud ja kas selle teadmise valguses ei tuleks nüüd kaaluda pisut seda, et kannatanud kontoomanike osas peaks riik selle summa kompenseerida? Küsimus härra peaministrile ja võib-olla ka rahandusminister tahab vastata, aitäh. Rahandusminister vastab. Suhtun väga suure reservatsiooniga muidugi sellisesse kirjeldusse, et ei paista see olevat sarnane minu arusaamisele asjast, aga enne tuleb dokumenti vaadata. Tuletan siiski meelde, et Eesti riik ei ole seda suppi korraldanud. Siin ei ole laitmatuid lahendusi olukorras, kus süüdlane on väljaspool ja sahkerdamise asemel ma siiski hoiaks meeles selle, et sertifikaatidel olid oma tingimused, siis võlausaldajatel nii-öelda oli võimalus ise raha tagasi küsida ja kui keegi kuskil on midagi valesti teinud, siis tuleb veel kord seda üle vaadata, aga ärge tõesti nüüd tehke Eesti riiki süüdlaseks selles, mis on korraldanud hoopis üks teine riik ja kus häid lahendused täielikult puudusid. Ma olen neid uudiseid veebi teemal juba nii palju näinud, et ei usu enam midagi, et ikka jälle ilmub keegi pildile, kus teatab, et kuhu jäljed viivad ja et homme midagi ütleb ja tal on kahtlusi ja näitab näpuga, aga mitte midagi sealt ei tule. Ma ei usu, et Riigikontroll ammustas selle pähkli nüüd sellel määral lahti, et see, mis te ütlete, on päris täpne. Aitäh! Ma võib-olla lisaks ainult nii palju, et me peame arvestama, et me räägime enam kui 20 aasta tagusest ajast ja eks siin tuleb ka mõista, et nii Riigikontrollil kui Eesti Pangal kui kõikidel teistel asjaosalistel on olnud üksjagu keeruline täpselt tuvastada, et mis siis ikkagi täpselt juhtus. Need selgitused, nagu me oleme näinud ju ka avalikkuses, on olnud kohati vastukäivad, on öeldud, et midagi on aset leidnud, siis pärast on see ikkagi ekspertiisiga ühemõtteliselt ümber lükatud, et üsna raske on seda tõde praegu nüüd 20 aastat või rohkem kui 20 aastat hiljem välja selgitada, aga iseenesest muidugi ma arvan, et see, et Riigikontroll selle teemaga tegeleb ja et seda teemat on uuritud, on ju iseenesest positiivne. Iseasi, kas me siit praegu enam kui 20 aastat hiljem saame teha mingeid väga paikapanevaid järeldusi, et eks seda siis aeg näitab. Ma tahaks öelda seda ka, et sellised masohhistlikud ettekujutused, et Eesti riik siis suure rahasummaga selle õigluse heastab, et ei ole mõtet seda võtta, see tuleks ju kõik meie taskust. Kuhu see raha läks? Loomulikult oli külmutaja ju Venemaa. Loomulikult oli see poliitiline aktsioon ja ka selle raha päritolu ei ole tänases mõistes, ei ole õiglane seda panna selle raha mitteomanike, seda võtta selle raha mitteomanike taskust. Tol ajal, kui see välisvaluuta, siis oli selline sõna, tekkis, ei olnud meil normaalseid turumajanduslikke suhteid, välisvaluuta õigused tekkisid eriõigustena ja olgu need siis mingid
mingite siis vara, mingite litsentside, mingite kvootide või ka lihtsalt valuutaõiguste siis omamise tagajärjel ja öelda nüüd, et need inimesed, kes on lihtsalt oma tööga või siis turumajanduslike pingutustega hakkama saanud ja püüavad hakkama saada, peaksid kinni maksma seda minevikku, kus ei olnud turumajandust, kus ei olnud vaba riiki, see oleks nagu erakordselt ebaaus. Mina arvan, et me oleme langetanud küll ebameeldivad, aga õiged otsused ja Riigikontroll loodetavasti ei jäta teistsugust muljet. Paluks veel teist küsimust samal teemal. Et kas riik ei peaks oma riske ümber hindama seoses Euroopa Inimõiguste Kohtusse saadetud kaebusega, mille järgi nõutakse Eesti riigilt kahju kompenseerimist ligi 300 miljoni euro ulatuses? Aitäh! Eks kohus ütleb, mis sest riskide hindamisest kasu on. Eesti riik on saanud tohutu ebaõigluse osaliseks lisaks raha külmutamisele juhul, kui see kohtuasi on tõesti annab mingisuguse sellise tulemuse. Ma ei usu, et Euroopa Inimõiguste Kohus on adekvaatne isegi hindama sellist võrdlema mitteturumajanduslike siis asjaolude nagu tagajärgi tänapäeval. Ma arvan, et see ei ole õilis kohtuprotsess algusest peale olnud. Ma loodan, et nad saavad hakkama, aga ma arvan, et nad ei pruugi saada hakkama. Kui nad ei saa hakkama, siis tuleb see raha meie kõigi taskust, kellel ei olnud neid privileege, mis olid neil, kes tollal välisvaluutat teenisid või kes suutsid neid õigusi siis kokku osta. Me räägime praegu siiski mingisugusest õiglasest lihtsast lahendusest, mis kehtib juriidiliste konksudega seda tagasi pöörata. Sel juhul me kannatame kõik kodanike ja maksumaksjad. Mitte keegi ei võida. Valitsus ei ole siin osaline olnud, ükski nendest inimestest, kes siin istub siin ruumis tõenäoliselt ei oma vähimatki puutumust nende otsustega ja ega ka selle protsessi enda. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ma küsiks veel hoopis tänase valitsuse päevakorra punkti kohta. IRL esitas ühe eelnõu, mis puudutab siis hiljutiste kohalike omavalitsuste valguses Keskerakonna poolt toime pandud kuritarvitusi, ehk siis maksumaksja rahaga omale nii-öelda reklaami või teavituskampaania ostmist. Ma saan aru, et põhimõtteliselt te toetate seda, aga te lükkasite selle siis tagasi, et punktid laualt omale võtta või millisel põhjusel? Aitäh! Jah, põhimõtteliselt me kindlasti toetame seda, et avaliku raha kasutamine valimisreklaamiks ei ole aktsepteeritav. Ma vaatasin ka suure imestusega, et kuivõrd neutraalselt käsitletakse, kui ma õigesti mäletan, siis oli see Postimehe artiklis seda, et kui palju üks või teine erakond Euroopa Parlamendi valimistel reklaami tegi ja sinna täiesti kiretult oli lisatud ühe rahaallikana ka Tallinna linnavalitsus, kes tegi siis valimisreklaami Keskerakonnale ja mõeldi, et kuidagi, et meil on nagu selline kollektiivne õlakehitus ühiskonnas selle peale, mis minu meelest ei ole õige, sellepärast et ühelt poolt küllap erakonnad saavad selles konkurentsis hakkama ka selliselt, kui üks poliitiline jõud mängib täiesti ebaausate reeglite järgi, aga ma arvan, et maksumaksjad, kelle rahaga seda reklaami tehakse ühele erakonnale, konkreetselt siis Tallinna linnavalitsuse juhtiv erakonnale, et maksumaksjad ei peaks seda tolereerima. Samuti ei peaks maksumaksjad tolereerima ka seda, et juba umbes 10 miljonit eurot igal aastal läheb meil mitte ainult propagandaks, vaid ka Eesti riigi, ma ei räägi siin valitsusest, ma ei räägi siin teistest erakondadest, ma räägin Eesti riigi kirumiseks erinevates Tallinna linna poolt finantseeritavates ehk siis Tallinna linna maksumaksjate poolt finantseeritavates kanalites. Ma olen ka varem välja öelnud, et ma ei pea Tallinna raepressi väljaantavaid kanaleid ajakirjandusväljaanneteks ja omalt poolt Eesti Vabariigi peaministri ega Tallinna kodanikuna
mina nendega koostööd teha ei taha ja ma kutsun ka teisi üles mitte kaasa aitama sellele, et maksumaksja raha väärkasutatakse Tallinna linnas. Nüüd, mis puudutab seda konkreetset eelnõu, siis see teatud määral murrab sisse juba pärani avatud uksest, et parlamendi menetluses on juba varasemalt eelnõu, mis täpselt seda sama teemat adresseerib ja nii me ka oma arvamuses ütlesime, et need põhimõtteid toetame. Ma usun, et parlamendi menetluse käigus on siis võimalik need eelnõud või need parimad ideed nendest eelnõudest kokku liita selle eelnõuga, mille menetlus on juba jupp maad kaugemale jõudnud, et kahte paralleelset keelamise eelnõud samaaegselt menetleda lihtsalt ei tundu mõistlik, aga üldpõhimõte, et avaliku raha kasutamine valimisreklaamiks ei peaks olema Eesti ühiskonnas tolereeritav, seda üldpõhimõtet me toetame kindlasti. Aitäh! Selge, aga siis jätkame intervjuudega. Aitäh!